Tere, mina olen Vilja Volmer-Martinson ja mina tegelen Muinsuskaitseametis pädevustunnistustega ja kuna te ilmselt tahate kõik TAN-i rohkem kuulata, siis ma räägin hästi kiiresti oma teema ära. Et kui te siis olete pädevustunnistuse taotluse esitanud, siis paari päeva jooksul võib oodata kirja minult. Panin siia meeldetuletuseks, nagu Kais tuletas teile meelde, mis on meie ootused muinsuskaitselise järelevalvele, siis panin siia endale meeldetuletuse, kes siis on pädev isik. Et pädev isik on siis pädevustunnistuste omav asjatundja, kes teeb, kontrollib, juhib tööd oma pädevusega seonduval valdkonna tegevusalal ja mis on kõige olulisem, vastutab siis selle eest, et pädev isik on see, kes vastutab meie silmis. Et on ette tulnud olukordi, kus inimene pikendab oma pädevustunnistuse taotlust, on esitamata aruandeid ja ta ütleb, et aga ma üldse ei olnudki selle objektil, et ma lihtsalt andsin oma allkirja kunagi, et ma olen kellegi pädev isik, mingi ettevõte. Et kahjuks ei vabasta vastutusest, et kui te olete oma nime kellelegi üles andnud, siis te ka nende töö eest vastutate. Ja pädevustunnistus siis tähendab isiku kvalifikatsiooni. Tunnistus on märgitud tegevusalal. Pädevustunnistuse pikendamise osas tõin siia ära teatud punktid, mis on oluline pidada siis meeles. Et pädevustunnistus kehtib 5 aastat ja 5 aasta pärast peab teda siis pikendama ja ma pakun, et paljudel siin saalis olijatel juhtub see aasta, kuna see aastaga väga paljudel tõesti lõpeb see kehtivusaeg. Ja taotluse saab esitada läbi kultuurimälestiste registri, mida ka Kais juba ära mainis. Ja oluline on siis teada, et registrisse taotluse esitamiseks on vaja sinna sisse logida. Ehk siis registri loogika on selline, et kui te sinna lähete niisama avaliku vaatesse, siis ta on selline avalik infobaas, kus te saate vaadata teiste inimeste pädevustunnistusi, mis neile on esitatud ja ettevõtete majandustegevuse teateid ja mingeid muid asju. Aga kui te sisse logite ja just kindlasti kodaniku rollis, et siis ta muutub nagu teie isiklikuks menetluskeskkonnaks ja siis saab esitada taotluseid pädevustunnistuse pikendamiseks, esmaseks pädevustunnistuseks ja saab ka, kui juhtumis olete ka mõne mälestise omanik, et siis saab ka taotlusid esitada seal. Ja mis on pikendamise puhul siis teistmoodi sellega, kui on esmane pädevustunnistus, et taotlemisel ei ole vaja esitada siis enam pikendamise taotlusel. Ei ole vaja esitada täiendavalt enam hariduse ja täiendkoolituse läbimise andmeid. Register siin teeb mingi endale teadaoleva valiku. On neid, kellel ta laseb taotluse niimoodi läbi, et ei pane sinna mitte midagi sinna ossa. Kuna taotlus on sama kõigil esmane ka, sellepärast meil ei ole erinevaid taotlusvorme registris, et mõni jätab need hariduse ja täiendkoolitused tühjaks, vajutab esita ja kõik on nagu hästi ja mingil teatud osal ta seda ei luba, et sellisel juhul, kui teie juhtute olema nagu see osa, siis pange sinna kas või nagu kriipsud või midagi sinna siis pange. Aga te ei pea hakkama välja otsima oma koolitunnistusi ja täiendkoolituse nagu seda tõendit enam teist korda. Ja taotlusel on vaja siis märkida ka vähemalt 4 aasta töökogemused siis igal soovitud tegevusalal, mida te siis pikendada soovite. Ja ma tean, et ja tegelikult seal vahel on seaduses ka sõna pidevalt. Ma jätsin selle siit praegu meelega välja, sest see tekitab väga palju arutelu. Minule võib alati helistada, on ka väga palju helistatud, me oleme pidanud pikki vestlusi taotlejatega selle üle, et mida tähendab sõna pidevalt. Et täpselt definitsiooni ei ole tegelikult ka seaduses ega seaduse seletuskirjas ära toodud, et see on pigem selline tunnetuse küsimus ja mina ütleks, et see sõltub siis esitatud töökogemuste või esitatud tööde mahukusest, objektidest, et ei ole välja toodud, mitu objekti peab 1 aastal olema, sest võib-olla üks objekt töö kestab 3 aastat, võib-olla kestab, 6 aastat, või on niimoodi, et 1 aastal kevadel mingisugune objekt on, siis terve ülejäänud aasta ei ole, võib-olla järgmine aasta jälle on, et see sõltub nagu kõik sellest, et millised objektid on, kui mahukad nad on ja kuidas see töö siis nagu on jaotunud sinna 4 aasta peale või rohkema, sest siin on vähemalt. Võin öelda ainult 2 asja, mida pidev viimase 4 aasta töökogemus kindlasti ei ole, et me ei nõua 365 päeva aastas, et peate olema tegutsenud, et me seda nagu ei jälgi, aga kindlasti
on väga keeruline ka tõlgendada viimase 4 aasta pideva töökogemusega olukorda, kus mitte midagi ei ole tehtud 4 aasta jooksul. Et see nagu ka ei ole. Aga kõik, mis sinna vahele jääb, kõik on juba selline siis nagu kaalumise koht. Ja üks leevendus tegelikult pikendamisel on veel, et kui te teate, et töökogemus on kultuurimälestiste registris olemas, mis muinsuskaitselise järelevalve puhul on suht nagu raudpolt kindel, et ta on seal olemas, kui aruanded on esitatud, et siis te tegelikult ei peagi taotlusele ka töökogemust märkima. Ehk siis haridust ei pea panema, täiendkoolitust ei pea panema, kui te tegevusalades ei taha ka korrektuure teha ja te teate, et teil on kultuurimälestise registris on kõik tööd on olemas, aruanded on esitatud, siis põhimõtteliselt esitate tühja taotluse. Ainult teie nimi on seal peal ja hästi oluline on ka, et see on kehtiv meiliaadress, et aeg-ajalt peab meelde tuletama ka selliseid ilmselgeid asju, et lihtsalt kogemusest, et see on see meiliaadress, kuhu mina teile kohe kirjutan ja see on see meiliaadress, kus siis inimesed tahavad võib-olla teid endale tööle tellida. Rääkides siis aruannetest, on oluline märkida, et vähemalt 80% aruandeid peab olema siis tehtud selleks, et pädevustunnistus saaks pikendada. Ja mina soovitan neid teha kohe ja jooksvalt ja siis, kui kõik on värskelt meeles, sest kuna kõige esimene selline suurem pikendamiste laine oli siis ära tegelikult eelmisel aastal, kui 300 inimesel pädevustunnistus kehtivus lõppes. Ja mina ju ainult istusin seal oma arvuti taga ja ütlesin, et teil on nüüd 20 aruannet vaja esitada viimase 5 aasta kohta. Aga ma ei kujuta ette, tõesti ma ei kujuta ette, et kust need materjalid välja võetakse. Loodetavasti on nagu fotod ja mingisugune arhiiv kuskil. Aga ma arvan, et kui te soovite kiiruga oma pädevustunnistust pikendada ja siis te saate arutada 20 aruannet esitama. On ka neid, kellel on vähem 13 aruannet või 16 aruannet. Aga see on ikkagi ei tasu koguda, et pigem nagu kohe jooksvalt ära teha. 6 kuud oli see aeg, ma loodan, et teile ei meelde. Ja riigilõiv on 50 €. Need kontonumbrid on meil üsna hästi ära peidetud. Need on leitavad kodulehelt. Mul on seal tagapool on ka pandud link, kus te siis saate sellele õigele lehele, kus te need kontonumbrid leiate. Ja kui te olete taotluse ära esitanud, siis ei pea kartma, et siis ongi joon all lõpp ja rohkem midagi, et ei riigilõiv esitamata, ärge kartke, ma kohe kirjutan, kohe küsin, jäid tegevusalad, midagi läks seal sassi, tuli juurde, midagi jäi vähemaks, ma kohe küsin, kui erineb sellest pädevustunnistusest, mis teil praegu olemas on. Kui töökogemus on jäänud märkimata või registrist ei ole seda näha, siis ma kohe küsin. Et siinkohal ma tahan ka ära öelda, et kui te saate mul kirja, kus ma küsin lisainfot, siis see ei ole hinnang teile ega teie pädevusele, see on lisainfo küsimine ja see on ka ainult lisainfo küsimine, et absoluut kõik saavad selle kirja minult paari päeva jooksul. Ja see on selle jaoks, et juhuks, kui te, ma ei tea, tegite õhtul hilja või millal iganes seda taotlust, esitasite ära ja võib-olla järgmine päev tuleb meelde, mul jäid nagu need asjad tegelikult panemata. Et ma alati annan võimaluse, et kui midagi ununes nagu lisamata, ma alati annan võimaluse. Äkki teil on veel midagi lisada, äkki te tahate veel midagi juurde panna. Ja alati võib mulle helistada ja öelda, et esitasin taotluse ära, aga teate, mul tegelikult jäi nagu veel sinna midagi märkimata. Ja panin siia ka lihtsalt eraldi, et pädevustunnistused pikendamiseks ongi põhimõtteliselt üks tingimus, viimase 4 aasta töökogemus siis. Ja siin on siis lingid, et kultuurimälestiste registris, mulle väga meeldib, kuidas see link nagu tuleb, kui see avaliku vaate link sinna panna. Muinsuskaitseameti koduleht, kus saab ka pädevustunnistuste kohta nagu rohkem infot ja siis, kui te selle allapoole kerite ja on selline koht, nagu kuidas pädevustunnistust taotleda, siis selle avate, siis sealt leiate ka need riigilõivu, need kontonumbrid ja muinsuskaitseseadus, mille järgi meie elame ja siis tegevusalade jagunemine, ehk siis praegu teil on teatud tegevusalad, mis on siis pädevustunnistusel, on tegelikult tegevusala, mis on selline suurem nagu pealkiri ja siis on valdkond, mis on tegelikult see kitsam, et kas on näiteks kalvil, siin on plekkdetail ja kuidas see oli, plekkelement ja plekkdetaili konserveerimine, restaureerimine, et sealt sellest tabelist te näete, et kuidas need tegevusalad tegelikult jagunevad, et neid on 138 erinevat siis, kus saab
pädevustunnistust endale taotleda. Aga ongi kõik. Tahan tahab küsida. Jaa, tahan tahab küsida. Seda on minult küsitud palju. Et kui näiteks juhtub nii. Kalvi tuleb pikendama pädevustunnistust. Ja juhtub nii, et on viimase 4 aasta jooksul jäänud mälestistel hinnapakkumissõjas kaotajaks. Ja selgub, et tal ei olegi ühtegi mälestise tööd ette näidata, aga on kobaras, eks ole, igasuguseid muid töid. Me tegelikult võtame arvesse, head sa küsisid. Me tegelikult võtame arvesse ka neid töid, mis on tehtud mitte just mälestistel, aga siis nagu Ilme, keda kindlasti teate, ütleb mälestiste väärilised hooned. Ehk siis me võtame tegelikult neid arvesse, kui muinsuskaitselist järelevalvet ei olegi võimalik teha ju muul kui mälestisel või muinsuskaitselisel hoonel, aga kui on näiteks Kalvi tuleb enda oma pikendama, siis see on võimalik ja tegelikult alati saab ka endale pädevust juurde taotlusele taotleda, nagu ka Kalvi tegelikult tegi eelmine aasta, et taotlus ühe pädevuse juurde, et kui te näete, et te olete 4 aastat tegelikult mingit muud asja veel kellegiga koos ja kuskilt kõrvalt teinud, saate küsida juurde ja tegelikult ka pädevustunnistuse pikendamisega koos väga paljud kasutavad seda võimalust, et nad lisavad sinna mingi tegevusala, kus nad tahaksid pädevust juurde, aga te peate sellisel juhul ikkagi näitama, et te olete 4 aastat ka siis tegutsenud sellel tegevusalal. On palju küsimusi, ära. Et kas ja kui palju te arvestate tegevusi külgnevatel tegevusaladel, mis tähendab seda, et kui on näiteks inimene, kes teeb, siis enda näitel, teen uuringuid, järelevalvet ja tegevuskavasid. Ja 4 aastat võib täitsa juhtuda nii, et olenevalt turusituatsioonist on näiteks 4 aastat olnud järelevalvet ja uuringuid ja tegevuskavadega näed napib. Et nüüd on küsimus, et kas see töökogemus, et aga samas ega ma 4 aastaga ilmselt rumalamaks jäänud ei ole, vaid järelevalve käigus uuringute käigus on kindlasti teadmisi juurde saanud ja tõenäoliselt näiteks tegevuskavad tegemine ei ole võib-olla nii palju muutunud või siis vastupidi järelevalve ka, nagu selle ala sees olnud, aga küll nagu tegevusaladel. Et kui palju te sellist tegevusasja arvestate? Oleneb, kas nagu napib või on täitsa 0, aga tegelikult siis juba suurem ringkond Muinsuskaitseametist arutleb selle üle ja vaatab seda üldist töökogemust, et kuidas nagu sellega on tegevuskava, isegi ei ole kõige parem näide, sest tegevuskava eraldi tegevusalana on üldse nagu selline. See on hea näide, mille jätti rahvusel mõttes. See on väga hea näide, sest mina ka mõtlesin, et kus ma napik läks, et oli üldse näidet. 4 aastat üldse on tulnud. Oot, selle kohta võib-olla võivad pikemaajalisemad kolleegid, kes on kauem, kes 2019 Muinsuskaitseametis töötasid, võib-olla oskavad paremini vastata. Mina olen nüüd 2 aastat töötanud, mina olen tegelikult küsinud ka, et millest see on tulnud ja mina saan aru, et prooviti või soov oli nagu luua kutsetunnistustega sarnast süsteemi. Seal on 5 aastat ja 7 aastat ja... No meil ka kehtib 5 aastat, aga kust on tulnud see, et 4 aastat pidevat tegutsemist? Ei tea, võib-olla Kais mäletab. Ei mäleta kahjuks täpselt seda hetke, aga seda, et sellele probleemile on tegelikult laiemalt tähelepanu juhitud, et me oleme täiesti teadlikud, et see kohati piirab ja ei ole õiglane. Et ei anna õiglasi tulemusi ja me vaatame, mis me sellega teha saame. Praegu toimub see muinsuskaitseseaduse järelhindamise protsess. See kõik avalikus sektoris on väga aeganõudev. See käib niimoodi kiiresti, aga me oleme teadlikud ja kui on õige hetk, siis me teame, et me soovime seda tegelikult muuta. Ja tegelikult on ka ju see, et eelmine aasta oligi esimene aasta, kus pädevustunnistused hakkasid aeguma, ehk siis nad 2019 võeti seadus vastu, 2020 tegevusload kaotasid kehtivuse, anti esimesed pädevustunnistused, 2021 oli see järgmine aasta, ehk siis tegelikult me eelmine aasta üldsegi saimegi esimesed reaalsed kogemused sellest, mida see pädevustunnistuse pikendamine üldsegi tähendab, mis need seadusest tulenevad nõuded, kuidas need reaalsuses nagu ongi rakendatavad. Et tegelikult me saime väga head tagasisidet sellele, jah, et ja nagu Kais ütles, tegelikult seaduse muutmise osas käivad ju arutelud ja see 4 aastat ja see pidev töökogemus ja see kõik on tegelikult seal mitmelt poolt nagu tõstatatud üles küll, jah.
seesama, et siin ei puuduta ilmselt siin saalis viibijaid, aga pigem nagu sellise tuleviku perspektiivi mõttes. Et teil on ka esmasele sisenemisele 4 aastat töökogemust, mis ma arvan on väga nagu lihtne, ütleme uuringute puhul, kus uuringud tehakse suure meeskonnana. Ma arvan ka projekteerimise puhul, agentuuribüroodes, eks ole, arhitektidel on ikka nii-öelda assistendid, aga järelevalve puhul, et kuivõrd järelevalve on väga sageli ikkagi selline nii-öelda üksikhunt, et mismoodi te olete nagu mõelnud, kuidas sinna see sisenemine 4 aastat töökogemust saadakse. Et kui ma iseenda pealt mõtlen, et miks ma peaksin tahtma endale kedagi töövarjuks, et kõigi vabatahtlikud tahab 4 aastat sabas käia, olge kenad, aga ma palka maksta ei tahaks selle eest. Hea küsimus, aga ometigi kellegi ta peab siis leidma. Praeguse seaduse järgi ta peab leidma see inimene kellegi, kelle sabas siis nagu käia. Või et mingis ettevõttes, kes pakub muuhulgas või ainult järelevalvet, siis ta läheb sinna tööle mõnda aega, keegi teine vastutab tema eest, mitte mõnda aega, vaid 4 aastat, see on selge. Üsna täpselt paika pandud. Võib-olla täiendan, et jah, see järelevalve on üksikud hundid küll, palju on ettevõtted, kellel on mitu tegevusala, eks ole, nii projekteerimine, ehitamine, restaureerimine, see on hulgas ka järelevalve, eks ole. Ma kujutan ette, et kui härra Keskküla ettevõttes on mõni tubli inimene, kes seal teeb mida iganes asju, kas ta siis projekteerib, on objektijuht, projektijuht, mis iganes, seal on see kokkupuude tööga olemas, et siis ta ikkagi saab selle järelevalve ka, et tal ei pea olema mingisugust, ta ei pea olema see järelevalve tegija seal see number 1 seal kuskil objektis. Aga mis see mõte siis on, et selles mõttes, et ma olen ettevõttes tööl ja töötan arhitekti assistendina või teen, ma ei tea, uuringuid ja siis ma lihtsalt taotlen, et see ei ole ju ometigi selle asja mõte või see ei ole nagu need meisteri sellid õpikooli idee, ma saan aru. No ta ikka peab olema käinud selle objektil koos järelevalvega ka, et me ikkagi vaatame üle ja enam praegu ei ole olnud juhust, kus keegi taotleb ja ta näiteks ei kajastuks muinsuskaitse järelevalve aruandes, et nad ikkagi on kajastunud seal ka. Diskussioon läheb käima, aga Maris äkki on ettepanekuid, et kuidas see võiks olla. Et samas ei taha ju ka lasta kedagi sinna kultuurimälestise juurde niivõrd vastutusrikast rolli kandma, kellel ei ole seda kellegi teise pädeva isiku juures saadud kogemusi. Aga äkki siis ongi võib-olla lahendus see kaistmise ettepanekut, ma tegelikult ei ole selle peale mõelnud, aga praegu kohe võttesin veerand sekundit, eks ole. Et äkki see lahendus võikski olla see, et järelevalve turule sisenemiseks võib-olla piisab, kui sul on mõne külgneva tegevusala kokkupuude. Et ütleme näiteks nii, et sa oled olnud projekteerija ja seda hakata ka järelevalvet tegema, siis ma arvan, et sul on nagu selleks 4 aastat projekteerimiskogemust mälestistel võiks anda sulle juba ka järelevalve sellise... Aga võib-olla 2 soovitust, kes siin soovitab? Nojah, et soovitud, jah. Aga see, et sa oled olnud kas objektijuht või projekteerija võrmega, et sul on nagu külgne sama asi, et külgnevaid tegevusalasid kasutada, et mulle tundub, et praegu see on läinud liiga pudruks nagu tegevusaladel. No praegu on kirjas on ju soovitud tegevusalal, et kui te soovite muinsuskaitsest järelevalvet, siis töökogemus peab olema muinsuskaitsest. Aga see lahendus võikski olla, et sul on nagu mingil teisel tegevusalal. Aga ära ei tohi unustada seda, et meie eesmärk on see, et pädevustunni, et kultuurimälestistel inimesed, kes töötavad, nad on pädevad. Et me usaldame, et kui nad lähevad sinna, võtavad kätte sae või mingisuguse järelevalve mingi asja, et me saame olla nagu kindlad, et midagi ei lähe untsu seal. Sest et kui kultuurimälestis midagi läheb untsu, siis see on ju lõplikult kadunud väärtus. Nagu 4 aastaga kaob pädevus ära, kui sa juhuslikult ei ole töötanud 4 aastat. No, eelmised 20 aastat tuleb töötanud ja 44 aastat ei ole, et siis nagu pädevus kaob ära sellega. See nagu tundub nagu absurdne olla. Ma ei saa öelda, et ma ei oleks nõus, aga seaduses on see niimoodi kirjas praegu. Aga kui provotseerin veel, et näiteks oletame, et keegi on vanema puhkusel. Arvestame. Mul on see küsimus, et kui näiteks järelevalvena meil on seadusest tuleb see kohustus, et me peame nõustama ehitajal materjalide osas, meetodite osas, aga miks mul võetakse ära see, et ma tegevuskava ise ei või enam teha? Põhimõtteliselt on see täpselt sama asi, et ma panen sinna kirja materjalid, millega teha, kuidas. Aga ma ise ei või ei tegevuskava teha ega restaureerida.
ma isiklikult loodan, et ka seadusmuudatusega, kas tegevuskava koostamine kui eraldi tegevusala üldse kaoks nagu ära, sest minu arust tegevuskava on küll seal kõikide asjade nagu kuidagi juures. Mina olen aidanud teha teistel, sest tegelikult seaduse järgi tegevuskava peab esitama see ettevõte näiteks, kes teeb seda tööd. Ma ei ole sinna oma nime pannud. Minul oli 4 aastat 2 kuud möödas oma nimega viimasest, võeti kõik õigused ära, et ma enam ei võida. Ma pean vist minema siis õpipoisiks nende juurde, kelle eest ma olen teinud või. Alati tasub ka see hetk, kui küsitakse juurde lisainfot, süksel info võib alati sinna juurde panna. Juristi vastus tuli, me ei küsi täiendavaid küsimusi, jah? Niimoodi. Jah. Ütleme, 30 aastat kogemust läheb niimoodi, et ei võta. Pädevustunnistusel pikendus on nagu saada vastus juristi käest 2 lehekülge, see tundub ka nagu natuke nagu ülepingutab. Kusjuures ma arvan, et jurist nagu ei ole tegelikult tööprotsessiga absoluutselt nagu kursis. Tema vaatab ainult paberile. Aitäh Viljale. Ma saan aru, et ühesõnaga sellel pädevustunnistuste teemal ma saan aru, on segadust ja see asi vajab klaarimist ja ilmselgelt ka üht-teist kohendamist, et see asi oleks kuidagi õiglasem. Aga täna me seda probleemi ka ära ei jõua lahendada, see on ka üks mis selge.